tervist! Ma räägin teile, miks peab hambid pesema. Sellepärast peab hambid pesema, et sõbik ja pisik ei tuleks ja tegelikult see on väga. Ta võib sul lambasse augud närida ja üks asi on veel hullem. Kui ta närib sul liigemisse juba augu, siis sul võib verd hakata jooksma. Et hambahari saab ainult neist jagu. Ja kui sul on mootoriga hambahari, siis on super hea. Aga kui sul mitte mootoriga, siis on halb. Kui sa hambaid ei pese, siis need lähevad kollasest ja kukuvad suust ära, siis peab juba sulle kunsthambad panema. Pole vaja karta, siis sa saad ikkagi rääkida, et asi, kui sul on kunsthamb. Mõnikord nad kukuvad niisama ka ära, aga neid on päris lihtne tagasi kaba. Nagu Alavini hambad, need vampiirikad või midagi. Et rämpstoitu ei tohi ka sellest tingimusest lähevad hambad katki. Käsi peab sellepärast pesema, et bakterid ei tule. Mõned bakterid on väga hullud, ka näiteks vähk. Keele peal peab ka pesema, sõbiga pisik võivad keele peal lüpata. Ees peab pesema tagant ja samuti siit ja siit ka. Ja hambapasta peab sellepärast panema, et see peseks ilusti hambad ära. Ja kes on väiksemad lapsed, nende peab kraanikausi all aluska olema. Või on neil mingi eraldi kraanikaus, mis on nende pikkune ju. Kui sa ühtegi päeva hambid ei pese, siis sul võivad nii tulla, et sul pooled hambad kukuvad seest ära ja pooled hambad lähevad katki.